Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen täna kirikukalendri järgi antud tekstis ja Apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist loen salmid 9, 10 ja 11. Apostel ütleb: aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus. Kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Aamen. Istuge palun. Kas kogudus on hetki, kus me tunneme end nagu kaks inimest ühes kehas. Üks tahab edasi, teine tõmbab tagasi. Kui oleme ülalt sündinud, meis on uus loomus, aga selle kõrval on ka vana loomus, nii nagu seda on näiteks selgitanud meie Eesti nii-öelda ortodoksse luterluse esindaja Harald Põld. See sisemine vastasseis ei ole lihtsalt moraalne probleem, see ei ole ka iseloomu nõrkus. See on eksistentsiaalne tõde, millest Paulus siin räägib. Ta ütleb, et me ei ela enam lihas, vaid vaimus. Apostel ei ütle seda kuidagi etteheitena. Ta ütleb seda sellise äratusena. Ta ütleb seda julgustusena, et sina ei pea olema see, kes sa olid eile, kes sa olid varem. Kui sa oled Jumalaga käimas oma teekonda, siis sinu identiteet on muutunud. Armsad, see on sõnum, mis vabastab. Siin on evangeeliumi rõõm ja see on algus. Kui me mõtleme korraks ühele lapsele, kes alles õpib kõndima. Kui laps õpib kõndima, siis ta kukub, tõuseb, proovib uuesti. Ja vanem ei hüüa ju talle, et mis sa siin kukud? Sa pead ikka tugevam olema. Vanem ulatab käe pisikesele, tõstab üles ja ütleb, nüüd lähme edasi. Tule, ma aitan sind. Aga nii on ka Jumala suhtumine meie vastu. Issanda vaim ei nõua, et me esmalt ise tõuseksime tema juurde, vaid Issand ise ulatab meile käe ja tema kannab meid edasi. See ei tähenda, et meie oleme lihtsalt niisama ja ei anna ruumi nii-öelda oma südames Jumalale. Jah, meie teeme ka siin selles mõttes koostööd, et me anname end Jumala hoolde, aga meie jõud ei ole alguspunkt. Vaid see on ikkagi vastus Jumala algatusele. Mulle meenub praegu inimene, kelle lugu võiks olla ühel või teisel moel meie igaühe lugu. Üks inimene, kes kandis aastaid endas sellist püsivat hirmu ja süda oli pidevalt raske ja kogu aeg ta muretses ja mõtles, kuidas nüüd toimetada, kuidas edasi teha. Muretses suhete pärast, muretses tuleviku pärast, muretses finantside pärast ja palju muresid. Ja siin ei olnud ainult tema mõtted ja mälestused, vaid tõesti temas oli olukord,
mis teatud aegadel muutis tema hääletooni, mis võttis temalt une, võttis temalt isegi võime armastada, kus selline kibestumine juba tekib inimeses ja see ei olnud mingisugune pidev avalik skandaal, vaid see oli selline igapäevane, pidev, raske kivi taskus kandmine. Ütleme kivi südamel siis, jah. Ta tundis selle kivi raskust ja kui inimene elab sellises olukorras ja sellise südamehoiakuga, siis ta püüab ka ennast muidugi vajadusel peita ka teiste eest, vahel ei taha kontakti inimestega, vahel inimene püüab ennast õigustada, seal ta püüdis ennast ka muuta erineval moel. No ikka nii, et ma võtan asja nüüd käsile ise, kuidas inimene hakkab ise ennast muutma, ikkagi lugedes raamatuid, siis käib inimene nõustamisel, ütleb endale, et küll aeg teeb oma töö ja nii edasi, aga see kivi jäi, see ei kadunud ära tema südamest, see raskus. Aga nüüd selle inimeste loos, see oli üks hilissügisene õhtu, kui ta läks välja, tuul oli terav, tänavad olid märjad, eks selline sügisene meeleolu seal oli ja ta kõndis mööda Emajõe kallast ja eks ikka veest natuke teinekord peegeldub sellist linnavalgust ja sammud olid tal aeglased ja ta lihtsalt kõndis, hakkas üle jõe minema ja tegi sillal peatuse. Aga ta võttis taskust ühe väikese paberi, avas selle, seal olid sõnad, mida ta oli endale öelnud juba aastaid. Et ma pean seda koormat kandma. Ta luges seda, ta vaatas seda paberit. Ja siis ta lihtsalt vaatas üles poole, vaatas sissanda poole, vaatas taeva poole ja palvetas. Lihtsalt rahulikult palvetas ja tundis, kuidas midagi temas rahuneb. See ei olnud kuidagi planeeritud. See ei olnud see, et ta nüüd pidi minema sinna selliselt ja peatuma. See oli hetk, kus ta leppis sellega, et ta on haavatav. Ta lubas endal olla haavatav ja siis ta ütles häälega endale, et ma ei suuda seda enam ise kanda. Me ei saa niiviisi enam edasi minna. Ja siis tema kogemus oli selline, nagu keegi oleks tulnud, võtnud tal selle kivi ja läinud ära. Kuidagi niiviisi, et see oli läinud. Ta tundis, kuidas see raskus langes, õhk sai kergemaks. Ta ei osanud seda seletada, jah, see on see hetk, kus Jumala vaim puudutab inimese südant. Paulus, kui me lugesime nüüd apostel Paulus nimetaks seda vaimutööks. Vot see on see, kui meie süda rahuneb selle tõttu, et me lihtsalt lepime, et Jumal, sinu käes on kõik. Sina juhid mu elu. Sina korraldad kõik. Ja ma tean, et mina mingi piirini midagi saan inimlikult teha ja mingist piirist ma olen kõigest inimene. Ja ma usaldan sind. Ja see on selline hetk, et saagu mis saab. Kui Jumal juhib läbi raskuse, juhib läbi raskuse. Kui läheb kõik hästi, tänu Jumalale. Aga see kontrolli vajadus, kõik peab korras olema. Kõik ma pean korraldama, need probleemid kõik pean lahendama. Ta lasi lahti sellest see mees. See on Jumala puudutus, mis teeb inimese südame elavaks. Südame, mis oli selles mõttes surnud usus, mis ei usaldanud Jumalat ja usk on ju usaldus Jumala vastu. Aga see, mida ma teile rääkisin sellest inimesest, see ei ole tegelikult erandlik nähtus. Clive Staples Lewis kirjutab oma ühes raamatus ühte meest, kelle õlal istub punane sisalik.
see punane sisalik seal kujutab selle mehe vana loomust, mis hoiab teda kinni. No mees kardab sisaliku surma, sest see sisalik on ju tundub osa temast. Kui sisalikuga midagi juhtub, oi mis minust küll saab siis. Aga lõpuks ta loobub. Ja siis sisalik sureb küll ära, aga seal loos see sisalik tõuseb uuesti üles ühe hiilgava hobusena, edasi mees ratsutab selle hobuse seljas. Ja Lewis ütleb sellega, et Jumala vaim, kes tahab juhtida meid ja kitsal teel, aga ta tahab liigutada meid hea tulemuse poole, lõpptulemuse poole. Jumala vaim ei taha kahju teha, vaid Jumala vaim hävitab hoopis selle, mis tahab inimest hävitada. See Clive Staplesi selline julge kujund tabab tegelikult tänase jutluse tuuma ka, et vaim ei ohusta kuidagi meie vabadust. Ja ta ei tee meid ka lihtsalt paremaks, vaid Jumala vaim muudab meie olemust. No selliseid sisemisi võitlusi, kus inimene ikka ise pingutab selle asemel, et päriselt Jumala kätte usaldada, ega me leiame ka meie kirjandusest. Seesama tuntud näide Tammsaare tõest ja õigusest, kus Andres, kes usub, et töö ja tahtejõud toovad õndsuse ja näitab, kuidas see pingutus tegelikult võib inimesed väga kalgiks teha. Seal Andres muutub sellisest meeldivast persoonist väga juba lõpus kalgiks inimeseks. Ta on väga hästi näidatud selline inimese sisemine muutumine läbi aja. Aga muutus, tõeline muutus algabki ikkagi väljaspool meie kontrolli. Kui Jumala vaim meid puudutab ja kui Jumal hakkab juhtima meie elu õigele rajale. Nüüd kirikuisad on seda tõde sõnastanud veelgi otsekohesemalt. Näiteks Athanasius ütleb, et Kristus tuli, et meie surelikkus neelataks tema elu poolt. Et Jumala elu tungiks meie nõrkusesse ja muudaks meid seest poolt. Johannes Kuldsuu ütleb, et vaim ei tee meid lihtsalt paremaks, vaid täiesti teistsuguseks. Ta muudab täiesti inimese loomust, ehk siis see ei ole parandamine, vana parandamine, vaid see on uue sünd meis. Aga olgem ausad, vana loomuse jõud ju ei kao üleöö. See on meie kogemus, iga ühe kogemus ja mõeldes veel kirikuisadele, kes on pühakirja selgituse andnud mitte mugavas tugitoolis istudes, vaid oma eluga tõesti alistudes Jumalale. Näiteks Ignatius Brjanšininov võrdleb seda olukorda, sellist võitlusolukorda või vana esilepääsuga olukorda tulega, mis kustub aeglaselt, kui sellele tulele enam uusi puid ei lisata. See tähendab, et me ei saa loota meie ühele emotsioonile. Me ei saa loota meie ühele kogemusele, ühele olukorrale, mis justkui peaks nüüd ära lahendama. Ja see on inimese loomuses ka, et me tahame ka kiiret tulemust tihtipeale, aga tulemused ei ole tihti kiired, vaid nad peavad head olema. Nüüd meie ülesanne ei ole sundida kohe kõik vana hetkega kaduma, vaid mida meie saame teha, kui anname end Jumala hoolde, lõpetada selle vana toitmine. Mitte anda vanale loomusele seda tähelepanu, mida ta nii küsib meilt. Mitte õigustada ka seda. Mitte lasta meie vanal loomusel meie otsuseid dikteerida. See on kannatlik tee, kus vaim
vaikselt töötab meie sees samm-sammult päevast päeva. Ja apostel Paulus ei jäta meid ilma lootuseta. Ta ütleb, Jumal teeb elavaks ka meie surelikud ihud. Aga see ei ole ainult tuleviku lootus, kui kord toimub surnute ülestõusmine. See on olevikuline tõotus. Seesama olukord, seal kus lõpeb meie jõud, seal alles algab Jumala vägi. Tahan seda rõhutada, meie tahame, et Jumala vägi tuleks lisaks meile lahendama. Seal, kus sinu jõud otsa saab, nüüd hakkab Jumal tegutsema päriselt. Seal hakkab tema tahe sündima, mitte sinu tahe. Kui tunned ennast väsinuna, kui tunned, et sa ei jaksa enam, see ei ole veel märk sellest, et kõik on läbi, mis nüüd saab. Vaid see on kutse anda ennast Jumala kanda. Selles mõttes kristlik elu ei ole pidev enesetõestus, vaid see on pidev vastuvõtmine. Me võtame vastu Jumalalt tulevat elu. Issand teeb meid elavaks. Ja kui mõtleme, kuidas see praktikas võiks välja näha, siis veel kord see algab väikestest asjadest, mis on pidevalt meie elus. Aususest enda seest, palvest, mis ei ole mingisuguste sõnade esitamine, vaid tõesti oma hinge avamine Jumalale. Väikestest tegudest, mis peegeldavad meie armastust Jumala vastu, siis ka ligimese vastu. Üks abikäe ulatamine, üks telefonikõne, üks vabandus, üks vaikne andestus, üks otsus, selliselt nende väikeste sammude kaudu anda ennast Jumala hoolde ja selliselt õppida ka ise armastama. Need on need väikesed aknad, mille kaudu jumalik valgus pääseb meie ellu. Ja kui valgus kord on sees, hakkab see valgus muutma. Ta hakkab muutma kõike, suhteid, ta hakkab muutma otsuseid, ta hakkab muutma unistusi, sinu eesmärke, sest ka eesmärgid on väga olulised meie elus, aga kas me kõrvutame nad päriselt ka Jumala tahtega. Ja lõpuks me meenutame üheskoos täna siin ühte lihtsat tõde, et mitte meie ei kanna kuidagi Jumalat, vaid Jumal kannab meid. Kui see jõuab siit loogika ja mõistuse tasandilt, teadmiste tasandilt, vajub meie südamesse, mis tegelikult peaks toimuma, siis kaob alles hirm ja asemele tuleb julgus elada ka nende olude seas, mis tänapäeval on. Kõik see julgeoleku oht ja muud küsimused, kõik see, mis rahutuks teeb meie ühiskonda, et risti inimene võib ka selles elada julgelt, sest me usaldame Issandat. Ja me ei pea võitlema üksinda. Kusjuures see on selline olukord ka, et vahel on neid inimesi, kelle elus on nii, et tundub, et kõik on ta maha jätnud. Aga risti inimene säilitab selle, ma ei ole üksinda, sest mul on Issand, mul on taevane Isa, kes mind väga armastab ja ma olen selle armastuse ära tundnud. Ei pea üksi võitlema. Me ei pea enam hoidma kinni sellest, mis meid nii-öelda elutuks teeb. Me saame vastu võtta elu. Me võime lasta Jumalal elada meis. Ja siis meie elu muutub mitte lihtsalt, me ei räägi paremaks, vaid ta muutub teistsuguseks. Kus Jumala tahe hakkab sündima, aga see on elu, mis on elav, see on elu, mis on vaba ja see on elu, mis on tõeliselt, sisemiselt lootuse rikas. Tänu olgu selle eest meie Issandale, Jeesusele Kristusele. Aamen.